Suvel tehakse lasteaias Kalevipoeg väga põhjalik remont, milleks kulub umbes 500 000 eurot. Raha selleks on vallavalitsus küsinud eriprojektidega 2 allikast. Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammist saadakse umbes 450 000 eurot, et muuta hoone energiasäästlikumaks ja suurendada inimeste teadlikkust energiasäästlikkuse vallas. Peaaegu 45 000 eurot saadakse EAS-ilt. Selle raha eest remonditakse põhjalikult 1 sõime ja 1 rühmaruum ning 3 nõudepesuruumi. Sel aastal tunnustas Töötukassa juba 2. korda tööandjaid, kohalikke omavalitsusi ja koostööpartnereid, kellega ollakse teinud tõhusamat koostööd. Parimate partnerite nimetamisel said kaasa rääkida kõik Töötukassa maakondlikud osakonnad. Jõhvi vallavalitsus pälvis selle tiitli juba 2 aastat järjest. Me oleme väga rõõmsad selle üle ja meil on hea meel ainult koostööpartner olla Töötukassale. Ega me väga ei olegi midagi erilist teinud teistmoodi, kui me muidu teeksime, aga ma arvan, et me lihtsalt suhtume oma inimestesse ja töötutesse kuidagi rohkem südamega ja me aitame neil. Meil on ju olemas aktiviseerimiskeskus Jõhvis, Jõhvi valla poolt asutatud. Siis on me ju pidevalt neid inimesi nõustame ja meil on isegi see aasta oli Töötukassaga koos töövarjupäevad. Nemad käisid meie juures, meie veel nende juurde ei ole jõudnud, aga nemad tutsus meie tööga ja saime koos nõustada ja teha tööd inimestega, et me nägime nende ühiseid muresid ja ühiseid kitsaskohti koos ja tutvusime üksteise tööga. Muidugi oleme me väga huvitatud ka tööstuspargi tulekust meile, mis kindlasti leevendaks töötute olukorda ja me oleme ka suur reform on tulemas, mis on seoses töövõimekuse määramisega. Et sinna me oleme ka panustanud, et võib-olla saame neid puuetega inimesi, ütleme, sinna jälle tööstusparki kaasata. Et see on ka tublid abimehed ja asjad ja kogu vald on selles mõttes, et vallavanema eesotsas, et me tegelikult väga toetame neid kõiki ettevõtteid, kes tulevad. See on kindlasti üks asi, mis me Töötukassaga koos teeme ja pluss selline iga individuaalse inimesega tegelemine. Et meie anname oma panuse, ütleme siit sotsiaalteenistuse poole pealt koos nendega ja nemad omalt poolt. Ja jõuga. Kui suure üllatusena tuli näiteks see teade teile, et juba 2 aastat olete siis Jõhvi vald saanud tegelikult sellise väga meeldiva tunnustuse osaliseks? Tõesti, see 2. aasta oli juba oli tõesti üllatus, et meil oli ka esimene see, et issand neid jälle meie, et kui esimest aastat tuleb, et siis nagu võtad teistmoodi, aga 2 aastat, et siis oli suurem üllatus kui see esimest korda. Kui oligi kutsutud vallavanem Tauno Võhmar ja mind oli kutsutud Valges saalis, oli nendel selline tänuüritus ja siis üle Eesti kõik erinevad maakonnad, ettevõtted Ida-Virumaalt oli veel Narvast, tööstuspargi juht. 30. jaanuaril valis Reformierakond endale uue maakonna organisatsiooni juhi, kelleks osutus Riigikogu liige Deniss Boroditš. Kõigepealt ma muidugi tahaks tänada oma erakonna kaaslasi. See on suur vastus minu jaoks. Ja seda tuleb teenida ja näidata oma tegudega, et ma olen seda ameti väärt. Aga kõige tähtsam, et see tahe mul on olemas. Ja nüüd kõige tähtsam on hakata tegutsema selle nimel, et esiteks erakonna poliitiline toetus ja kohalolek oleks siin Ida-Virumaal tugev. Paljudes kohtades meil on praegu hästi. On kus see Iisaku, Tudulin, Lohusuu ja nii edasi. Need väikses kohtades on tegelikult erakonna lipp päris kõrgel, aga suurtes linnades on vaja valija usaldust veel võita. Ja võita tuleb konkreetsete tegudega, konkreetse plaaniga, sest neid inimesi, kes lubavad maad ja ilma, eriti enne valimisi on väga palju, rahvas on umbusklik. Aga rahvas tahab muutusi, rahvas väärib ja tahab normaalseid elutingimusi, et areneks majandus, areneksid linnad, et oleksid töökohad, et oleksid lasteaiad koolis, et kõik need elutingimused. Ja ma arvan, et sõnadest ei jäita.
tuleb näidata konkreetne programm, et meil on väljatöötamisel konkreetne programm Ida-Virumaa jaoks ja mille eest me hakkame seisma, sest poliitilisel jõul, poliitilisel organisatsioonil peavad olema konkreetsed eesmärgid. Ja just nende eesmärkidega ja nende tutvustamisega me tuleme varsti välja. Traditsioonilise heategevusprojekti Koos on kergem raames anti 5. veebruaril Ida-Viru Keskhaiglal üle kogutud heategevusraha, mille abil saab haigla ravil olevate laste heaolu parandada. A-Selveri aktsiaselts heategevuskampaaniat korraldati juba 11. korda. Kogutud raha eest on plaanis osta jälgimismonitor raskes seisundis laste tervislike näitajate jälgimiseks. Jõhvi kaupluse Selver juhataja Kaire Säde rõõmustas tšekki ulatades. Nagu ma juba ütlesin, et 8. korda oleme meie siin majas sellise heateo üleandmisel, aga üldse kampaania, mida siis Selver 11 aastat on korraldanud, Koos on kergem, on tänaseks siis ületanud selle 100 000 euro piiri, ehk me oleme sellel aastal kõige rohkem seda raha korjanud ja saame toetada siis üle Eesti 16 haiglat ja meie siis siin Ida-Virumaal Keskhaiglas küll on 2 osakonda, laste- ja sünnitusosakond, et sellel aastal on siis õnnelikud see lasteosakond, et Selver omalt poolt siis 64 senti toetas seda kampaaniat. Ja loomulikult ka korjanduskarbi, mis oli meie infoletides, kassades, et kuhu oli võimalik ka sularaha annetada või panna, et aga see summa oli loomulikult oluliselt väiksem, et kõige suurema tulu ja andis meil ikkagi see väike hea šokolaad. Ja meie siis selle raha, nii-öelda raha 6105 euri, et sellist suurt summat ei olegi varem siin majas olnud. Et toome siis seekord siia lasteosakonda ja toetame siis selle jälgimismonitori soetamisel või on juba soetatud. Koos on kergem heategevusprojekt hõlmas perioodi 21. novembrist kuni 8. jaanuarini. Kliendid said head teha iga ostuga, mesikäpa šokolaadide ostuga ning annetuskasti raha jätmisega. Olulise panuse andsid ka kampaania partnerid. Töömees on avatud kõigile huvilistele, kes soovivad infot töötamisvõimalustest nii Ida-Virumaal kui ka Euroopas. Räägitakse ka Eesti Töötukassa pakutavatest teenustest ja võimalustest. Töömessil osaleb üle 20 tööandja Ida-Virumaalt, kes viivad esmased intervjuud tööle soovijatega läbi juba messi ajal. Lisaks Ida-Virumaa töövõimaluste tutvustamisele anname messil informatsiooni ka elamis-, töötamis- ja õppimisvõimaluste kohta Euroopas. Ettekande teeb EURES võrgustiku esindaja. Messil osalevad Töötukassa head partnerid, näiteks Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Tööinspektsioon, haridusasutused ja teised, kellelt on oodata asjakohaseid ettekandeid ning kellelt külastajad saavad terve messipäeva vältel küsida neile huvitavat infot. Töömess haarab 13. veebruaril Jõhvi kontsertimajas 3 korrust. Erinevad tegevused toimuvad kammersaalis, 2. korruse salvasaalis ja 3. korruse saalis. Sissepääs messil on tasuta, uksed on avatud kella 11 kuni 17. Messi kava info osalejate kohta ja muud huvitavat leiate töömesside kodulehelt www.töömess.ee. Kampaania teata lõhke materjalist kestab 2 nädalat, kuid koju jäänud ohtlikke esemeid saab loovutada ka muul ajal. Päästeamet viis mullu läbi uuringu, mille järgi ei olnud ligi pooled Eesti elanikud kursis, et lõhkematerjali vabatahtliku loovutamise puhul neid ei karistata. Nimelt ma tahaks siis nii-öelda tuua välja rõõmustava uudise, et meil on Päästeameti mineerimiskeskus nimelt korraldab järjekordse kampaania Eestis, kus siis toimub lõhkematerjali loovutamise protseduurid, võimalus anda lõhkematerjal käest. Praegu hetkel on siis kampaania kestab 3. kuni 16. veebruarini, 2 nädala jooksul on võimalus siis loovutada lõhkematerjal ja selle aja jooksul nagu ütleme, et prokuratuur ega keegi ei algata kriminaalasja, seda hirmu pole. Üldse kogu selle praeguse aja jooksul on võimalus anda
ka järgnevalt on võimalus anda seda lõhkematerjali, aga kampaania on rohkem seotud sellega, et natukene ergutada inimesi ja tuletada neile meelde, et äkki neil on mingid esemed, mis ei kuulu sinna majapidamisse. Nimelt on seal meil toimunud teise maailmasõja ühed suurimad lahingud Ida-Virumaal ja sellega seoses inimesed on võib-olla aja jooksul võtnud koju mingid esemed, mis võivad tekitada plahvatusohtu. Samas ei tohi unustada, ka meil on kõige suuremad tööstuslõhketööd toimunud ja seda lõhkematerjali, teades ka ise, et ma olen terve elu elanud Ida-Virumaal, ma tean, kui palju inimestel võib olla neid esemed, nii detonaatorid kui lõhkeained jäetud nii-öelda kuskil kuuri nurgas. Ja hetkel ongi võimalus seda kõike loovutada ja sellega, nagu veel kord tuletan meelde, ei järgne mitte mingit kriminaalkaristus. Kuidas seda teha? Nimelt on vaja siis, kui teil on sellised esemed, on teise maailmasõja lõhkekehad või mingisugust püssirohtu sisaldavad esemed või siis inseeriad, detonaatorid, siis helistage selle kohta tasuta telefonil häirekeskusesse 112. Vastavalt sellele teid ühendatakse ka meiega ja me räägime teiega läbi need võimalused ja leiame teile alati võimalikult sobiva aja ja üldjuhul me reageerime koheselt sellele. Kui nüüd tekib neid väljakutset võib-olla rohkem, et siis võib-olla te natuke peate meid ootama, aga et tavaliselt on see kattumine on harva esinev. Ja me tuleme kohale, vaatame esemed üle, võtame enda kätte ja teostame siis nende esemete hävitamise. Eelmisel aastal toimus Päästeameti demineerimiskeskuse andmetel 8 plahvatust, millest sai viga 9 inimest. Kokku said demineerijad ainuüksi eelmisel aastal 1479 väljakutset, mille käigus tehti kahjutuks 3569 erinevat lõhkekeha, alustades käsigranaatidest ja lõpetades lennukipommidega. Pealtnäha kehvas seisus, roostes või sammaldunud miin on tavaliselt vägagi töökorras ja võib väiksemagi põrutuse korral plahvatada. Eriti ohtlik on lõhkekehade puudutamine, tõstmine või lahti monteerimine. Tulekahju tekkides plahvatavad need esemed kuumuse toimel, pannes ohtu nii lähedal olevad inimesed kui ka tulekahju kustutama tulnud päästjad. Päästeameti demineerijad tuletavad meelde, et iga lõhkekeha on loodud sõjapidamise eesmärgil ning mõeldud tapmiseks ja purustuste tekitamiseks. Selle kodus hoidmine on eluohtlik. PCA autoekspert tegutseb alates 2002. aastast. Ettevõtte peamisteks tegevusaladeks on sõidukite hooldus- ja remonttööd ning värvi- ja keretööd. Koostöös kindlustusseltsidega tegeletakse avariliste autode kahju käsitlusega, milleks kasutatakse normeerimistarkvara Vinkabas. Klientide rahulolu tagamiseks on ettevõttes juurutatud kvaliteedi juhtimissüsteemi, mis vastab standardi ISO 9001-2008 nõuetele ja on aktsiaselts Metroster regulaarse järelevalve all. Jätkuvalt pakutakse teostatud töödele mõõdukaid hindu ja lühikesi tähtaegu.